Tere õhtust, head kultuuri, teatrisõbrad. Meil on, täna on õhtu täis kultuuri, kes soovib nii, et kui meie siin lõpetame, siis on võimalik koju minna oppi vaatama. Et alustame siis teatrijuttudega. Mul on mõned asjad, mis ma olen tahtnud ära öelda, et viimased jutuajamised siin olen olnud mina see küsija rollis, et ma luban, et kui järgmine kord on kohviku juttude aeg, siis mina siin enam ei küsi. Ma luban, et me teeme huvitavama õhtu ja tulevad teised küsijad ja on ka kindlasti mõni huvitav meesterahvas siin küsija rollis. Ja üks mõte veel. Et hääd sõbrad, siin on tihtipeale olnud, meil on palju häid sõpru, kes on siin tihedamini käinud. Kui teil on mõned mõtted, kes võiks olla meie järgmine külaline, siis tehke ettepanekuid. Ega ma ei ütle siinkohal seda, et Piret juba ütles midagi. Et ma kindlasti ei saa lubada, et see kõik saab kohe toimuma, aga võib-olla mõnest ettepanekust sünnib hea mõte, mis võib-olla kasvab ka mõneks ägedaks, veel suuremaks mõtteks või lausa mõneks koostööks, sest nii on päriselt ka olnud. Et olge head ja tehke ettepanekuid. Nii, ja tänase õhtu juurde minnes. Me oleme olnud väga ebakorrektsed, poliitiliselt ebakorrektsed, sellepärast, et tavaliselt on meie külalised olnud mehed. Et tekib küsimus, kas Eesti teater on siis tõesti nii macho? Ei ole. Meil on täna õhtune külaline, väga kaunis näitlejanna. Mul on hea meel tutvustada minu kooliõde Triinu Meriste. Ole hea. Aitäh. Et tegelikult see kooliõde on, minu meelest Eesti teatrikoolis on kõik kooliõed ja vennad, isegi ka Viljandi koolis, mis tegelikult ju on Kalju Komissarovi algatusel suures osas loodud ja tema on olnud selle kooli alusepanija, siis tegelikult koolkond on ju ikka üks ja sama. Ehk et tegelikult me võiksime nimetada kõiki, me oleme kõik kooliõed vennad. Et Triinu õppis minu nooremal kursusel. Kui sa peaksid ütlema, kes su kursuse kaaslased olid, siis sellega on ju alati hästi keeruline, kui sa hakkad nimesid nimetama, siis on alati see hirm, et mõned nimed jäävad nimetamata. Ja. Aga ütle ikka. Ütlen ikka, loen kõik üles. Loen kõik üles. Nii, minu kursuse kaaslased olid siis Pireti nooremalt, et Ago Anderson, Mait Malmsten, Elina Reinold, Katariina Unt, Liisa Aibel, Helena Mersin, Diana Tammisto, poistest veel siis Ain Mäeots, Andres Pustusmaa, Tõnno Linnas, Tarmo Männard, Riho Kütsar, Margus Jaanovitš, issand, kedagi ära viimusta. Ei, vabandust, jah, Indrek Sammul. Indrek Sammul, issand jumal. Kas sa Liisa Aibel? Liisa ütlesin, jah. Liisa ütlesin. Tüdrukud lugesin kõik üles. No poisid on ka. Väga uhke kamp, väga võimas kamp. On küll, jah, tegelikult. Aga kui algusest, sa oled Tartu tüdruk. Jaa. Sa oled Tartu tüdruk, sa tegid, mina tean, et sa olid kõva sporditüdruk. Jah. Et milles teatri huvi? Kas see tuli, kas teil oli äge kooliteater, kas see oli vanemuine, kas see oli, mis sind mõjutas? Miks? Sest mina mäletan, minu esimene mälestus ja ma sain teada, et selle tüdruku nimi on Triinu ja see tüdruk Triinu istus, ma ei teagi ise, kuidas see oli, tollal oli see Nuku- ja noorsooteater, siis vahepeal oli Nukuteater, nüüd on jälle noorsooteater. Sa istusid noorsooteatri, tookord oli see foajees, seal all pingi peal ja see oli meie esimene suhtlus. Teie kursuse eelvoorud, sisseastumise eelvoorud olid selles Nuku- ja noorsooteatris. Aga ikkagi, mis sind, miks see kool? Tartus on ju ülikool, oleks palju uhkem õppida või? Jaa. Tegelikult see on hästi veider on see, ega ma seda ei tea selles mõttes, et loomulikult vanemuine mõjutas. Loomulikult ma ühel hetkel vaatasin ära kõik Vanemuise tükid ja mitte üks kord, vaid ma ei tea, kui mitu korda, eks. Mis su lemmiklavastus oli? Mu lemmik, ma mäletan, üks lemmikutest tollal oli Aeg tulla, aeg minna.
see oli siis need, kas oli Toominga lavastus? Jah, Jaan Toominga lavastus Tammsaare nii-öelda siis Tammsaarest, et seda ma mäletan, et ma vaatasin ikkagi korduvalt, seal oli ka mitu koosseisu ja teine asi, mis on mulle jätnud väga ereda mälestuse, oli siis Macbeth. Just kujunduse tõttu ka muidugi see kujundus ja need nõiad seal ja see oli täiesti vapustav. Aga ma vaatasin ära absoluutselt kõik. Balleti, ooperi, operetti, kõik, aga muidugi ma hakkasin seda nii pööraselt ja nii hüsteeriliselt vaatama siis, kui mul see huvi oli tekkinud. Ja see tekkimise lugu on nagu selles mõttes kummaline. Minu perekonnas ongi, et ma olen pärit tegelikult sellisest perekonnast, kus ema oli sporditreener ja isa oli tol ajal öeldi peenelt rakendusmatemaatik. Ehk siis tegelikult matemaatikateadlane ja ta luges ülikoolis matemaatikat ja tol ajal nimetati rakendusmatemaatikud ja puhtad matemaatikud. Tema oli siis rakendusmatemaatik ja on seda siiamaani. Ja ehk siis meil nagu teatriga mingeid sellel kujul kontakte ei olnud. Minu ema käis küll palju teatris, eriti käis ta vaatamas balletti ja vedas minuga alati kaasa lapsena juba. Ja siis, aga minu huvi tegelikult algas kuskil, ma mäletan seda hetke, see hetk on mul erakordselt nagu selgelt ja emotsionaalselt meeles. Ma istusin Vanemuise saalis, ma pakun 4. reas, kõige nurga peal ja ma vaatasin ühte operetti, ma ei mäleta selle pealkirja. Ma mäletan kujundust, aga ma ei mäleta pealkirja. Ja ma istusin seal ja see oli eesriidega tükk. Ja eesriie algab kõik peale, eesriie läheb lahti, valgus tuleb peale, muusika hakkab mängima. Ja ma istun seal ja ma tunnen, et aga ma tahaks ka lavale. Ja see tunne oli väga selge, väga selline nagu pildiline. Et vaat nüüd kohe ma läheks lavale ja ma nii meeletult tahtsin tol hetkel sinna lavale. See kõlab täiesti jaburalt, aga see on tõsi. Ja peale seda mina enam teatrist nagu lahti ei lasknud. Siis hakkas see, et ma vaatasin ära kõik ja loomulikult ka kõik külalisetendused. Tol ajal õnneks neid oli hästi palju. Tol ajal siis august oli siis täis, Vanemuine oli täis siis küll draamateatrid, küll noorsooteatrid, küll seda teist ja kolmandat, Vanalinna stuudiot ja kõike. Ja nii edasi, mis vähegi võimalik, seda kõike mina vaatasin, loomulikult kõik reedeõhtud. Ma arvan, et need reedeõhtud, mis oli telekas, oli see teatriõhtu, eks ole. Tol ajal, minu kodus vaadati seda absoluutselt ja alati. Ja see oli niisugune, tänu sellele loomulikult teadsid kõiki Eesti näitlejaid ja kõik see. Ja tegelikult oli üsna hea ülevaade mingis mõttes Eesti teatrist. Et vaat selline lugu, et kus see nagu, ma ei oskagi öelda, selles mõttes ma võin täiesti öelda, kus on see alguspunkt. Ja siis muidugi hakkas see, et siis ma tahtsin minna näiteringi, sinna ma läksin, siis ma sattusin Tartus Vilde Rahvateatrisse. Mis tegutseb tänagi veel. Ja, just täpselt. Ja mul oli see õnn ja au, et ma alles läksin nagu sinna kultuurimaja näiteringi ja seal samas tegutses siis see Vilde Rahvateater Tartus ja siis, kuna ma olin pikka kasvu sünnist saati, siis oli vaja, millega pärast pikki noori peetakse alati vanemaks, kui nad on ja ühesõnaga mulle pakuti kohe sinna Rahvateatrisse osa. Vanaema osa või? Ei, et ma olin Miku Märdis. Jah, Miku Märdis. Ja seal oli mu esimene siis rollitäitmine, see oli mulle tegelikult väga suur au, et ja ma midagi peale, mul tegelikult puudus alternatiiv, et kui ma ei saa teatrikooli sisse, mul selleks ei olnud, eks ma midagi ikka mõtlesin, et ju ma oleks läinud õppima tõenäoliselt keeli või ajalugu, aga ma nagu ei kujutanud ette, et mul ei olnud nagu alternatiivi, et mida ma võiks siis oma elus teha, aga loomulikult olin ma teadlik sellest, milline on konkurss ja tegelikult see, et ma sisse sain teatrikooli, see oli minu jaoks ime. See oli nagu, ma olin täiesti rabatud sellest tegelikult.
et noh, ju siis selle eneseusuga oli ikkagi nagu tõsised probleemid, et pealegi juhtus see, et seesama eelvoor, mis sa räägid seal Nukuteatris, eks ole, sellest eelvoorust ma kukkusin läbi. Ma ei saanud edasi. Aga kuna tol ajal, ma ei tea, kuidas see tänapäeval on, eks, et tol ajal oli see, et eelvoor oli soovituslik. Kui sa selle läbi kukkusid, meie kursusel oli üks poiss oli, kes kukkus ka läbi, siis keegi ei keelanud sulle eksamile tulla. Ja siis ma tulin eksamile, jah. Ma mõtlesin, et kui juba, siis juba, ühesõnaga, et siis ma ikkagi käin selle tee lõpuni. Tõenäoliselt, kui ma ei oleks sel aastal saanud, oleksin ma järgmine aasta või noh, ülejärgmine aasta uuesti proovinud. Ja siis oli üks õnnelik hetk. See oli sinu kursuse vend Raido Keskküla, kes tegelikult mind selle sisse saamise juures enesele teadmata aitas. Ma läksin eksamile, kuhu mind tegelikult ei olnud nagu lastud, eks ole. Ja noh, ma millegipärast arvasin, et kui sa seisad tagumises reas ja oled võimalikult usutav, siis sa oled nähtav. Ja et su ripsmete ja kulmude vahelt paistab kõik välja, tegelikult ei paista. Noh, laval muidugi paistab kõik välja, eks, aga põhimõtteliselt ikkagi sa pead midagi tegema ka. Ja loomulikult olin ma lugenud seda ütlemist, et noh, mis on selle teatrikooli astumise puhul, et me tahame näha teie tahet, eks, mitte teie oskusi, teil ei ole neid veel, ei saagi olla veel, eks, vaid seda tahet ennast laval kehtestada, maksma panna, nähtavaks teha ja nii edasi, eks. Ja siis esimese voorukese ma sain siis kuidagi läbi. Ja siis tollel ajal oli niimoodi, et sa võisid, kui sa astusid sisse, siis sa said, sellel ajal oli ta Tallinna Riiklik Konservatoorium, ühiselamus elada. No nagu seal, kus need on, need kaugõppijate toad või mingid suured, kuhu mahtus vähemalt 12 inimest või ma ei tea kui palju. Ja mina ööbisin siis seal, ainsana üksinda seal toas. Aga Raido elas ühikas. Yeah. Nii. Ja loomulikult on vanema kursuse omadele noorema kursuse astumine väga nagu suures fookuses. No, väga huvitav ju. See on väga huvitav, see on noh, kõik, see on ikka omaette kihvt maailm kõik. Ja no näiteks sealt ukse tagant ma mäletan Andres Raagi meeletult põhjatult siniseid silmi, see oli mul täielik elamus, kui ta sealt ülevalt alla tuli. Ja Raido ütles mulle siis niimoodi, kuskil seal köögis me olime, seal ühika köögis ja eks ta noh, olin ma tolle kuidagi siis nagu meelde jäänud sealt, et ma seal sisse astun ja siis ta ütles, et tead, ära seisa seal tagumises reas, tule välja sealt. Sa võid ju pikk olla, aga sa pead ennast kehtestama, pane ennast maksma. Ükskõik, kuidas see sulle enesele, aga ära seisa seal taga või noh, ära poe sinna ära või ära sulgu endasse. Ja järgmine päev, noh, eks need ülesanded läksid ju järjest hullemaks, eks ole. Olid siis need ülesanded, mis juba oli see, et noh, antakse sulle seal nii ja siis ma muidugi, eks ma olin ennast nagu ümber mõelnud siis või seda, mida ma peaks tegema nagu noh, nagu ümber sätestanud siis kuidagi. Ja siis mind muidugi pandi seal sisseastumisel, mis on mul ka siiamaani, see oli mul totaalne nagu jälle keegi inimene nii-öelda enese teadmata mind aitas, mul anti lisaülesanne, seal osad said lisaülesande, sa ju tead ka seda, eks. Et ehk siis need olid need, et ütleme ühte tüüpi, näiteks olid 3 ühte tüüpi tüdrukud, me olimegi sarnased, noh, põhimõtteliselt pikad ja tumedad. Ja siis anti meile lisaülesanne, Kalju Komissarov andis selle ja siis, ja me millegipärast teadsime seda, et meist 3 võetakse 1, vahel võeti ka 2, eks. Nii, ja sa teadsid, et kui meid nüüd kutsutakse sinna ülesse, selle lisaülesannet nagu näitama või tegema, siis on see hetk nüüd otsustab, nüüd toimub valik. Ja ülesanne oli siis tol hetkel selline, et ühest sellest Ibseni Nukumajast stseen, kus naine ei tohi lasta meest postkasti juurde. Kuna seal postkastis on üks väga oluline info, et otsi endale ise partner, palun võta ise näidend sellest, tehke sellest, et noh, nii-öelda siis, tehke see stseen, noh, nii-öelda selles mõttes, et ei pea rääkima teksti, aga põhimõtteliselt see, mis seal juhtub. Ja mina valisin endale partneriks Andres Puustusmaa.
ja me rääkisime kokku alguses, aga mitte sellega, et kuidas see kõik lõpeb või noh, mis me siis lõpuks teeme, hakkasime siis tegema. Kusjuures need tüdrukud siis, kes olid ka nagu need minu konkurendid, istusid saalis. Ja midagi me seal alguses tegime ja see oli täiesti kohutav, järjest hullemaks läks, eks ole, see enesetunne oli lihtsalt kirjeldamatu. Ja kokku leppisime selles, et kus asub postkast. Noh, et ta oli nagu sealt siis Linnateatri või noh, tolleaegse noorsooteatri väikse nagu publiku uksest välja. Ja ühel hetkel ma näen, Andres läheb ära lavalt ja läheb selle ukse suunas. Ja ma minestasin, sisemiselt minestasin ja ta läheb selle ukse juurde, mul oli niimoodi hing kinni ja õnneks ma ei teinud mitte midagi üleliigset. Ehk siis ma mõtlesin, et ma sain aru, et kui ta nüüd läheb sealt uksest välja, siis ma olen igas mõttes, nii otseses kui ülekantud tähenduses, ma olen selle ülesandega hävinud. Sellega on nii-öelda, ma ei ole seda täitnud, ma ei saa siia kooli sisse ja niimoodi ja ainult tule tagasi, ainult see mõte. Ja meil olid omavahel kokku lepitud veel, et kuidas me üksteist kutsume, see näidendis nad kutsuvad kuidagi oravake ja ööbik ja niimoodi. Ja siis ma kasutasin ainult seda ühte, ma tegelikult ütlesin vist ainult ühe sõna ja ma ise tajusin seda, kuidas kõik nagu täiesti õhk seisma nagu. Võib-olla see õhk seisis minu peas, aga selles oli tõenäoliselt selline kontsentratsioon, ma siiamaani, ma vist ainult käe sirutasin ainult nagu nii ja siis see Andres tuli tagasi. Et tõenäoliselt see hetk oli, et Andres, ja ma pärast küsin, miks sa tegid seda, Andres? Ta ütles, et aga ma ei osanud enam midagi teha. Ma ütlesin, Andres, aga sulle, mul oli nagu, tegelikult tal oli nagu õigus, selles mõttes, et tõesti, ta ei olekski, ma ei osanud seal enne midagi teha tõenäoliselt, et teda kinni pidada ja kas ta tegi seda teadlikult, ebateadlikult, see pole üldse enam oluline, aga mulle tundub, et see tema äraminek, see tegi selle täpi, et selle punkti, et ma sain sisse nii-öelda. Vaat nii. Nii, aga lihtsalt ma küsin nagu vaherepliigina seda, et ma mäletan ise keskkooli ajal, kui meie klass käis vaatamas, ikka aeg-ajalt sõidetakse, isegi Saaremaalt sõidetakse teatrisse Tartusse, see on ikka kohustuslik ring. Ma mäletan, et meie vaatasime Toominga lavastust Viinavanne ja mina ei teadnud selle hetkeni, kes on, seal oli noor Hannes Kaljujärv ja see oli niisugune stseen, et laval oli ainult niisugune tammine laud ja Hannes jooksis ühest taksist teise ja ta hüppas üle laua. Ta oli just kehakultuuri lõpetanud ja see oli nii võimas, sest tükist ma ei mäleta mitte midagi, lihtsalt midagi sellist ja mul nagu mällu raiuti Hannes Kaljujärv, ossa poiss, kus on näitleja. Kes sulle meeldisid? Meesnäitlejatest? Meesnäitlejatest? Vaata, just seoses Hannes, ühesõnaga Hannesega mina mäletan muuseas täpselt samamoodi, ma olen hiljem küsinud, et Hannes, kas ma mäletan seda valesti või see oli päriselt, et kas ma kujutan seda ette või nii. See oli mitte Viinavanne, seda tükki ma isegi ausalt öelda, ma ei mäleta, vaid oli üks, kas oli see Love Story, pealkirja ei mäleta, mingi umbes a la mehe-naise tükk lihtsalt või kolme inimese tükk või niimoodi. Ja kustumatu mälestus on mul, kuidas Hannes Kaljujärv, see sama asi, et kehakultuuri lõpetanud, vaat Vanemuisel on jube ägedad need portaalid, vaata need niisugused nagu kivist, eks ole, niimoodi. Ja Hannes ühel hetkel jooksis üle selle seina. Nagu selles mõttes sealt portaalist nagu üle. Ja ta jooksis nagu selle naise eest või jumal teab, mis situatsioon see oli, aga ta jooksis nüüd, et ja ma pärast olen mõelnud, et see ei ole võimalik ju. Kui ma ise seal laval olen, see ei ole kuidas, mis asja. Ja siis ma olen küsinud ta käest ja tõesti, et vist oli jah midagi. Et kui võtta näitlejatest, ütleme, loomulikult olid Vanemuise näitlejad need. Jah, mulle meeldis väga Hannes Kaljujärv. Mulle väga imponeeris Ene Järvis. Ja kui ma läksin peale teatrikooli Linnateatrisse tööle, siis Ene oli, see oli esimene tükk ja Ene oli, me olime siis kahekesi nagu peaosas, Petra von Kanti Kibedad pisarad ja ma pidin siis olema Enele nagu vääriline partner.
et see oli ka, ma ütlesin ka Enele, et Ene, sa oled mu suur lemmik olnud, et see on nüüd keeruline. Ja mitte ainult partner, te mängisite selles lavastuses naisi, kes teineteist armastasid. Ja, see oli lesbisuhe ja just täpselt. Et tegelikult neid näitlejaid oli väga palju, et neid siin nüüd ühte välja tuua on nagu väga keeruline või? Ma lihtsalt küsisin. Ja. Sinu õpetaja, teie kursuse juhendaja oli Ingo Normet, aga kas sul, minu kursuse juhendaja oli Kalju Komissarov ja ma tunnistan, et vähemalt esimesel semestril või ütleme esimesed kuud meie tüdrukutega, mina kartsin teda, ma täiesti füüsiliselt kartsin, kui Kalju tuli uksest sisse, ma oleks tahtnud sealt ruumist ära minna või maa alla vajuda, mis iganes. Kas Ingo suhtes oli ka sellised, kas sa pelgasid teda või vaata, Ingo on ikkagi väga hea ja väga soe, et kas tema suhtes ka mingit sellist pelgu või aukartust või midagi sellist? Ingo suhtes oligi pigem, ma ütlen, et Ingo oli täiesti superpedagoog. Et Ingot ma ei kartnud, sellist, mul ei olnud sellist hirmu, sest Ingo mitte kunagi ei karjunud. Ma ei tea, kas Kalju karjus, ma ei tea seda. Tuli ette. Aga et Ingo pigem oli see niisugune aukartus. Et see tema selline nagu rahu ja kui keegi tegi midagi väga sellist halvas mõttes imelikku laval, eks ole, või et seesama kuulus lause, see pärineb siis nagu meie erialatunnist, see võib ka klaasi süüa, eks ole. Et see on kõik siuke Ingo. Sa ei tea seda lugu või? Ei. Ühesõnaga, meil olid siuksed naljakad etüüdid nagu läbi klaasi. Põhimõtteliselt see, et publik on nagu see, kes istub ütleme, sina laval oled, et see on sõnatu etüüd ja siin nähakse läbi kohviku akna või midagi sellist, sõnu ei ole. Ja tee, mis tahad. Ja siis, või ma ei mäleta, ühesõnaga, ja Riho Kütsar läks lavale ja tal puudus igasugune ettevalmistus antud hetkel. Tal ei olnud etüüdi, sest iga päev pidi ju olema ja muidugi tuli päevi ette, kus etüüdi ei olnud. Ja oli ainult võib-olla mingi mõtteivake, eks ole, ja Riks läheb lavale ja mõtleb, mis ma teen siin ja võtab klaasi, valab, hakkab jooma, kõik on esemeteta muidugi, siis hakkab jooma ja siis mõtleb, mis asja ma nüüd edasi teen. Siis võttis selle klaasi, vaatas ja siis hakkas seda klaasi sööma. Niimoodi, kõik, pani ära, läks ära. Ja Ingo pärast siis, see oli kohutav naljakas, mina seda järgi teha ei oska, poisid meil kursused teevad juba hästi seda järgi, et Ingo ei oska mitte midagi muud öelda, vaatas ühte nurka ja siis ta vaatas alati kuskile sinna nurka ja siis ta vaatas veel siia nurka ja siis võib ka klaasi süüa. Et kui sa tegid mingisuguse lolluse, et sellesse jäi, see võib ka klaasi süüa. Et Ingo oli see ja ta oli, kas me olime 4. kursusel, kui oli tõenäoliselt mingi diplomilavastuse esietenduse pidu ja siis ta tuli meie kõigi juurde eraldi, jõi nagu sina sõprust ja ütles, et nüüd ütleme sina. Et enne seda me loomulikult kõik teietasime teda aga meil ei olnud tema, ütleme, ma ei tundnud hirmu kunagi. See oli äärmiselt kummaline, et meie oleme ikkagi sellest põlvkonnast, kus õpetajatele öeldi teie. Ja me läksime teatrikooli ja minul on üks selline mälupilt, et lihtsalt, et tõesti me ka Kaljule ütlesime alati teie ja meie kursusele tuli Rootsist üks väliseesti perekonnast, üks välisõpilane, ta oli nagu vaba kuulaja, ta pidid vist, ma ei mäleta, kas tollal, ilmselt nad maksid oma õppetöö eest, kõik nii edasi. Ja iga kord, ma ei tea, me vist kõik istusime silmad nagu joonlau alla neelanud, sest Valdo arvas, et see on elementaarne, sest tema tuli ju normaalsest
samast ühiskonnast ja väga kummaline oli seda näha, kuidas Valdo ütles, et noh, tuleb sisse Roman Baskin. Kuule, kas sa paneksid ukse kinni või nagu, et see käis nagu iseendast mõistetavalt, et tema ei teietanud mitte kedagi. Et selles mõttes meil oli ikkagi see väga selge see hierarhia. Aga kooli ajast tegelikult, kui sa ütled nagu kartmine või mitte, siis tead, keda me kartsime? Kaljut. Komissaarov. Ja muidugi, ta oli kooli juhataja. Jah, ta oli kateedri juhataja, kuigi meil kahjuks ei õnnestunud temaga vist, võib-olla ta mingid paar erialatundi andis, ta ei teinud meiega ju ühte diplomilavastust ega midagi. Aga kui Kalju sisenes ruumi, siis Kaljut me kartsime. Et kuigi ta ei olnud, noh, mul ei olnud taga kooli ajal mingid kokkupuuded selles mõttes. Konflikt. Jah, midagi sellist, ei. Aga jah, et kui ikkagi Kalju nagu nurgast ütles midagi, siis... Eks ta muidugi ise teadis ka seda, et ta mõjub hirmutavalt. Võib-olla ta kasutas seda ära lihtsalt kõvasti, et jah. Mina olen Kaljuga elanud ühe situatsiooni läbi pärast seda ma teda üldse enam ei kartnud. No nii, aga kui siit edasi hüpata, siis on ju tegelikult see, et teie kursus lõpetas teatrikooli ja Elmo Nüganen, kes oli töötanud Ugala teatris mitu aastat näitlejana, asus teatrit juhtima koos noore Raivo Põldmaaga. Kas sina läksid tööle noorsooteatrisse või oli see juba Tallinna Linnateater? Ma läksin tööle noorsooteatrisse, sest ma mäletan millegipärast selle nime muutust, aga minu meelest see nime muutus toimuski sellel esimesel aastal, aga võimalik, kuna ma tegin nagu oma viimasel kursusel juba kaasa ühes Elmo lavastuses, Valge abielu, siis äkki ma ajan need segamini. Äkki toimus sel ajal, et see muutus toimus, nime vahetus toimus vist kas 93-94 minu meelest. Et kuskil seal niimoodi, et võimalik, et ma läksin noorsooteatrisse. Aga ikkagi see on... Vaata, kui me elame selles hetkes, kus need asjad toimuvad, et ütleme nii, et kui Vanemuises algasid kõik need protsessid, mida me täna teatri uuenduseks nimetame või ega me ju, noh, ma usun, et selles hetkes räägiti, et noh, noored mehed hästi teevad vinge värk, eks ole. Et me ju hindame neid asju ikkagi tagantjärgi. Aga see oli ikkagi Eesti teatri puhul, see on ülioluline epohh, kõik see, mis toimus selles teatris, millest sai Tallinna Linnateater. Elmo oli oma parimas vormis, seda oli kõrvalt vaadata ülivinge, et seal sees olla oli ka ilmselt väga raju. Tegelikult oli küll, ja loomulikult mingid asjad saad sa tagantjärgi aru ja mingid asjad saan ma praegu aru. Selles mõttes, et issand, kus ikka oli aeg, selles mõttes. Aga tegelikult me seal sees olles saime aru küll, jah, et on hästi, loomulikult nagu ikka selles ajahetkes on ka kõrvuti, on ju kõik kõrvuti, eks ole, nii see, mis on hea, nii see, mis on siuke keskpärane, mis on halb, mis häirib, see kõik on ju, ja see kõik siis moodustab selle pildi ja välja joonistub siis see hea, ainult hea ju pärast, eks ole, nii-öelda. Ja ma ei ole päris, ma olen just mõelnud selle üle, et kas on, et inimesed mäletatakse ainult head. Ja see ei ole üldse seotud praegu teatriga, või nüüd ütleme siis selle perioodiga, aga tegelikult ikka päris nii ei ole. Et tahetakse mäletada head, aga vahel on ikkagi mingi halb ka meeles või ühesõnaga see ikkagi ka jääb kuhugi või et ei saa olla, et see kustub su jaoks. Aga jah, selles mõttes ju me saime, sest eks sellele aitas kindlasti kaasa see, et oli tohutu publiku huvi. Me tegime tegelikult väga huvitavaid materjale. Kui ma läksin ära Linnateatris, siis üks mu hirmudest oli see, et aga mis siis, kui peab kokku puutuma halva materjaliga, sest ma ei olnud sinnani tegelikult praktiliselt sellega kokku puutunud. Et meil oli nagu tõesti vedanud selles mõttes või näidendiga, mis on kas nii või naapidi, aga ta ei ole hea. Kas sul elus on seda ette tulnud, et sa pead tegema, sellepärast, et sa oled teatris palgal ja sa pead mängima teksti, mis sind tegelikult
ei võlu, ei motiveeri, kas selliseid asju on ette tulnud? Ikka on, muidugi, absoluutselt. Aga kui küsite Linnateatri ajast seda, kes on hea partner? Kas Ene on hea partner? Kui sa ütled, ja Ene on hea partner, jah. Kes veel, kes poistest, kes sulle mingisugused niisugused lemmikumad lavastused või niisugused asjad, mis jäävad meelde, et kes on niisugune, kellega on väga-väga hea laval koos olla? Kellega ma küll kahjuks praktiliselt ei ole koos üldse mänginud ja see oli ainult ühekordne kogemus. Meil oli üks tükk Impro 2 vist oli selline, neid oli mitu neid improsid. Ja seal oli ka mingi selline asi sinna lavastusse sisse liidetud, et aeg-ajalt tuli keegi külalisena nagu mängima. Ma ei mäleta, kuidas see täpselt siis oli, mis kokkulepped, mis asjad niimoodi. Need olid Jaanuse Rohumaa lavastused. Just, Jaanuse lavastused ja üks kord, ja see külaline ei olnud iga kord. Ma ei mäleta siis, kuidas, et see ei olnud päris niisugune täielik impro, aga ühesõnaga nii. Ja siis üks kord oli Andrus Vaarik. Ja Andruse kohta ma olen kuulnud, et ta on väga hea partner ja kuidas ta mängib oma partneri suureks. Ja siis me isegi ei olnud niivõrd, me olime seal mitmekesi ja Andrus ka. Ja siis ma sain nagu sellele, see, mida ma olin nagu kuulnud, et Andrus on hästi hea partner, nagu kinnitust. Ja hiljem olen ma taga küll põgusalt, aga nii-öelda seriaalis kokku puutunud. Kuigi mind alati siis valdab natukene hirm, et kui su vastas on üks väga-väga-väga hea näitleja, siis ma natuke, see on keeruline siis nii-öelda, et sul on see aukartus nii suur, et see jääb nagu, sõltub siis ka olukorrast, mida sa pead mängima ja kas see on teater või kas see on siis seriaal, eks ole, või mis ta siis on, eks ole. Aga ütleme Linnateatri aegadest väga täpne partner ja kelle peale sai absoluutselt ja alati kindel olla, ma ei üllatasin nüüd Piret, on Allan Noormets. Veel Linnateatri ajast ma ütlen suurepärane partner ja õnneks on mul ka praegu nüüd temaga võimalus jälle koos mängida, on Andres Raag, lihtsalt suurepärane näitleja ja lihtsalt väga-väga hea partner. Sellest ajast veel väga hea partner Indrek Sammul, kes ka mitte kunagi ei jätnud sind hätta. Kui ka midagi juhtus laval, mis ju ikka võib või keegi unustab mingi rekvisiidi või asja või et Indrek oli nagu väga-väga alati kohal ja alati ta sind siis aitas, kui midagi juhtus või see oli nagu selles mõttes jah, Indrek. väga tore partner on Piret Kalda. Aga muidugi see on ka nii aegu tagasi ja näiteks Enega ma olen tõesti nii ammu aegu tagasi mänginud, et see on natuke juba meelest hakkab minema või kuidas see nagu just, et mingisugune emotsioon või tunne jääb, aga tegelikult jah, see... jah, et kuna me nii ammu mängisime ja kes on tegelikult superpartner, ma nüüd küll kergitan seda saba, mis on mu enda oma mingis mõttes natuke, aga on mu enda abikaasa, on siis Peeter Tammearu, kes, ta on väga hea partner. Mul on olnud temaga, pigem ma olen jah, ütleme töötanud niimoodi koos, et tema lavastab ja mina olen tema tükis, aga, või tema juhib teatrit ja mina olen selles teatris. Aga eks me oleme ka koos mänginud ja viimati me mängisime koos 2 inimese tükki, Einstein ja Margarita. Ja see oli, siis ma sain nagu seda, muidu enne me olime ikka niimoodi, et sa võid ju olla ühes tükis, aga sa ei pruugi koos mängida, eks, et see selles mõttes. Aga see oli ikkagi 2 inimese tükk ja see oli lihtsalt suurepärane. Ei, see on
täpselt nii ongi, et mul on Peetriga ühine kogemus 60 üle 60 etenduse armastuse kirju. Et see oli lihtsalt vaimustav. Et selles mõttes see on ju vaata üks mina viimastel aastatel olen üldse mänginud 2 inimese tükke ja see on väga raske. Ja samas on see tohutult õnnestav, sellepärast et enne lavale minekut ütledki partnerile, et ega siin ei olegi muud midagi, vaatame otsa üksteisele. Ja kui sa silma vaatad, siis saabki hakkama alati. Et isegi need teksti, no läheb tekst meelest ära, see on pigem tore. On ju tegelikult, see on nagu pigem selline õnnestav kogemus. Nii, aga ikkagi läks elu nii, et te läksite Tallinna Linnateatrist Ugalasse ühel hetkel. Kas see oli 2000, 2001? See oli, ma jõudsin olla, ma läksin Linnateatrisse 94 ja 8 aastat jõudsin olla. 2002 siis ikkagi. 2002 läksime, jah. Just. Jah, läksime, sest Peetrile pakuti kunstilise juhi kohta ja mina kuidagi mind häiris tollel hetkel see, et ma pean oma last, tollel hetkel oli veel üks laps, last kasvatama Tallinna kesklinnas. Mulle kuidagi ma ei pannud pilti kokku nii-öelda. Et minu jaoks oli see vale, mind häirisid. Ma ei kujutanud ette, et kuidas ma selle, kuhu ma ta siin õue saadan või mulle tundus see nii ebaturvaline või selline, nagu, et ma ei ole õiges kohas oma lapsega nii-öelda. Ja ma tahtsin oma lapsi kasvatada, ma küll Viljandist pärit ei ole, eks ole, et nii väiksest kohast, aga ma ei ole ka Tallinnast pärit. Ja ma läksin sinna eelkõige oma lapsi kasvatama, aga loomulikult ma mõtlesin oma töö peale ka, loomulikult sain ma aru, et tõenäoliselt on mul seal hästi palju tööd, nagu ikka mine väljaspoole Tallinnat ja sul on, selles mõttes ikka öeldakse alati teatrikoolis ka, et kui sa tahad hästi palju tööd teha, siis ära roni kohe sinna kõige keskele nii-öelda. Et eks ma mõtlesin sellele ka, nii et jah, siis me läksime Viljandi. Ja see oli ju jälle õnnelik hetk, sellepärast, et sel hetkel lõpetas Elmo kursus 20. lend ja Ugalasse tulid Priit Võigemast, Maria Soomets, Ott Aardam, Karol Kuntsel, Karita Vaikjärv, Kadri Lepp, eks ole. Just. Et see oli ikkagi hästi uhke aeg. Ja, oli. Et aasta tagasi oli siin sama sinu toolis istus Allan Noormets, ehk küll ta istus siin paari leti ees, paari puki peal. Et ta ütles sellise asja, et ma olen õnnelik inimene, sellepärast, et ma olen õnnelik näitleja, sest ma olen olnud õigel ajal õiges kohas. Et Allani teatritee alguseks oli Ugalas ja see oli suurepärane aeg ja saalid olid täis, siis ma läksin Linnateatrisse, Linnateatris oli hea aeg. Et selles mõttes ka see, et kui te läksite Peetrika Ugalasse, et see oli mingisugust asjade algus ja see oli tõeliselt uhke aeg. Ma arvan ka, et kuigi mina nagu tol hetkel ma nii jälle aru ei saanud, eks ole, võib-olla, aga miks minu jaoks oli see ka uhke aeg nagu väga konkreetselt oli, üks põhjus oli Kaarin Raid tegelikult. Et ma läksin Ugalasse ja mu esimene töö oligi Kaariniga, see oli siis Onu Vanja, Olustvere lossis me mängisime seda. Ja mida aeg edasi, kas ma mõtlen või me räägime kellegiga, ütleme lavastajatest või et kes on hea lavastaja või hiljuti meil just oli ühes naisnäitlejate seltskonnas oli siuke jutt, et kes on hea lavastaja, nii-öelda kuidagi, et kes sulle ja kes sulle, ja ma järjest rohkem tulen tagasi Kaarin Raidi juurde, järjest rohkem ma mõtlen, mida tema ütles. Kaarin ütles küll vähe, aga sa tead Kaarinit, sa oled veel rohkem Kaariniga teinud, et ma mõtlen, et mul oli see õnn, et ma jõudsin temaga veel teha 4 tööd. Et oli 4. Vist oli 4, jah. Oli 4, jah. Et mul oli veel ja samal ajal mul oli see õnn, et ma sain teha tööd Kalju Komissaaroviga.
ma ei olnud enne nagu kokku puutunud. ja et ühesõnaga, et oli see noor põlvkond, kes sinna tuli, need noored Elmo Kursuse omad, pluss veel olid siis jah, Kaarin ja need lavastused, noh, see Onu Vanja oli meil ju, noh, publik väga armastas, kriitika armastas ja me ise ka armastasime. See oli vaimustav, muidugi seal mängis kõik, ma ei tea, kui paljud on seda näinud, Onu Vanjat Olustvere lossis. See oli lihtsalt, see oli tehtud, publik liikus koos näitlejatega erinevates ruumides, sinna ei mahtunud palju publikut, aga see oli hästi, see oli vaimustav, see koht, see paik, see oli väga uhke. Aga veel sinu rollide juurde tulla, siis teatris on sihuke, enne kui ma selle sõna ütlen, siis ma lihtsalt selgitan, teatris on nihuke, käib nihuke lõõp, noh, kõik asju, väga paljust asju võetakse läbi huumori ja siis, kui sul on mingi sihuke, juhtub sihuke kehva roll või noh, mina ei tea, siis noh, näitlejad ikka lõõbivad, et no vaat, see on nüüd nekroloogi roll, eks ole, see roll, mida sinu nekroloogis kunagi mainitakse, aga kui ma mõtlen sinu rolli nimistut või vaatasin enne ka, sul on seal üks kadestamisväärne, üks erakord, sa juba tead, millest ma räägin, eks? Et minu teada ükski teine Eesti näitlejanna läbi aegade, minu meelest seda Eestis rohkem tehtud ei ole. See on kadedaks tegev, sa oled mänginud Anna Karenina teatris. Ütle mulle, no ma ei tea, ükskõik milline nais, no kui sellist asja öeldakse, mängid Anna Kareninat, mis ju üldse ongi nagu selline naiseks olemise, naise armastuse, ma ei tea, see on nagu piiritus, kuidas seda lahjendada. Mida sa tundsid, kui sa esimest korda teada said? Triinu, sa mängid Anna Kareninat. Tegelikult ma nii palju sind parandan, et seda on mängitud küll teises näidendis ja selle on mängitud selles mõttes selle näidendi pealgi, ühesõnaga on ka olemas vaata üks näidend, kus on põhirõhk on vanal Kareninil. Ja. Seda on teinud üsna hiljuti vist Raam või Vaba Lava tegi. Just. Elina Pähklimägi mängis seal, aga seal on põhirõhk on sellel vanal Kareninil nii-öelda siis. Aga see jah, et mul oli see õnn, siis sellest ma sain aru küll jah, et see on nüüd õnn ja et ma olen, kuigi vist kuskil aastal mingisugune 47 on ka Eesti teatris vist tehtud, aga küsimus ei olegi niivõrd, vaata üks asi on jah see, et sa oled ainsana see, kes on seda või noh, et sa mängid seda, aga kui seda raamatut lugeda ja seda raamatut ma olen lugenud loomulikult risti põiki ülevalt alla, vasakult paremale, nii, et siis ja siis ja mida, kui sa seda teed, mina olen ikkagi seda tüüpi näitleja, kes kui on olemas nii-öelda algmaterjal, ehk siis ütleme romaan, millest on siis näidend tehtud, siis mina olen seda meelt, et igal juhul ma nagu otsin tuge ka sealt, et ma mitte ei vaata ainult seda instseneeringut, mis sellest on tehtud, vaid ma igal juhul otsin neid vastuseid, lavastaja ei anna sulle iga kord vastuseid või sa ise ei leia neid või mida iganes, aga see autor ikkagi, reeglina autor on meist kõige targem. Ja see lugu ise ja kui seda raamatut lugeda, siis ma olin täiesti rabatud sellest, loomulikult lugesin ma teda ka siis, kui ma teadsin, et me hakkame seda mängima, lugesin ta uuesti läbi ja ma mõtlesin, et kus kohas teab Tolstoi nii hästi naist, kus ta selle kõik võtab, kuidas on see võimalik, kuidas ta saab seda teada, sest ta on mees. Ja mõisnik ja rikas mees, eks ole. Just. Sellel on muidugi tegelikult väga konkreetsed seletused ka olemas, eks ole, et eks ta oli nümfomaan ja nii edasi, natuke, mitte natuke, vaid päris palju vist mingil hetkel, aga ja see ei ole mingi selles mõttes nagu kollane jutt, vaid seda on väga väärikad väljaanded väljendanud nii-öelda siis temast. Et see, mis ta nagu sinna kirja on pannud, et see ja seda suuta nagu või võimalus seda mängida, see võttis mul hingest kinni. Järgmine samm, kus mul võttis hingest kinni, oli, kui me seda tegema hakkasime. Et kuidas seda kõik ära mängida. Ja kui siis olid esimesed etendused või ütleme juba seal peaproovis, kus oli publik saalis või kontrolletendusel, siis ma sain sellest aru, et see on nüüd seda sorti tegelane,
et isegi kui sul selles stseenis ei ole ühtegi sõna ja sa oled kuskil tagaplaanil pallis kuskil, eks ole, ootad, siis sa saad aru, et kogu aeg jälgitakse ka sind. Et sa oled nagu nagu see vastutus, sain ma siis aru, kui publik oli siis ka juba saalis. Aga loomulikult on see mulle, kui sa ütled nekroroogi roll, et see tükk oli mulle, see lugu on siiamaani tegelikult üks kõige olulisemaid, selles mõttes nagu emotsionaalses plaanis, mis ei tähenda, et üks või teine poleks olnud ütleme samavõrd armas, aga see on lihtsalt niisuguse amplituudi ja niisuguse nagu, ma isegi ei oska seda praegu sõnastada, et ta on niisuguse, seal on nii palju, mida nagu vot jäängi pidama nüüd, et ühesõnaga seal on nagu nii palju seda, mis sul võtab nagu hingest kinni või. Sest mäletan oma esimest lugemist, selle raamatu lugemist oli, kui ma lugesin ja ma ootasin oma esimest last. Ma ei teadnud siis veel, ma teda ootan. Ja ma mäletan seda, et mind kõige rohkem vapustas seal stseen, kus see naine läheb salaja oma pojaga kohtuma. Ja ma mõtlesin, et huvitav, miks see stseen? Et miks see mind nagu rabab kõigele? See, kus ta läheb hommikul, läheb poja juurde, ütleb, et kus pojal on öeldud, et su ema on surnud ja ta läheb siis sünnipäeval selle lapse juurde salaja ja aitab tal riidesse. Ja mõtlesin, et huvitav, et miks see? Seal on ju see tohutu armastus ja kõik, eks ole, miks siis sain varsti teada, et ma ootan last, eks ole. Et ju oli põhjus seal, aga siis, kui me seda tegime, siis saatus tahtis, et seda poega, see poeg oli ka seal tükis olemas, Serjoža. Minu oma poeg oli täpselt Serjoža vanuses. Ja minu oma poeg tuligi seda siis mängima, vanem poeg Tobias. Ja kummalisel või ühesõnaga ka seda lavastust tehes, see stseen nii proovisaalis kui ka pärast mängides, see oli see, mis nii-öelda pealaest jalad alani võttis hingest kinni alati selles mõttes. Et sul oli selles midagi väga isiklikku? Ta kuidagi oli jah, muidugi, kui sul on oma laps vastas ka, eks ole, et selles mõttes sellest on mul jäänud ja kui see tükk maha läks, minu jaoks läks ta natukene vara, mina oleks teda veel mänginud, ta läks maha, arusaadav ja vot seda tükki ma see kõlab võib-olla veidralt, aga seda tükki ma tõesti nagu leinasin või nagu nutsin taga, nagu ma oleks sõbra kaotanud. Ja mulle see oli nii tore või armas oli see, kui oli see viimane etendus ja siis meie inspitsent pani, seal olid erinevad sissepääsud lavale, jooksime seal ümber väikse saali kogu aeg. Ja siis igasse kohta ütles, viimasel hetkel, kuule, ma panin sulle siia paberrätikud ja siia paberrätikud. Ja miks see oli mulle nagu armas või miks see mulle nagu meeldis, oli see, et ma sain aru, et kuidas ta on aru saanud, et see on mulle oluline. Et jah, see õnn on mul tõesti olnud jah, seda naist mängida. Ja mul oli väga pikka aega, oli väga suur tõrge, ma ei suutnud ühtegi filmi vaadata. See kõlab väga võib-olla napakalt, aga ma pidasin seda naist enda omaks. Ma võtsin väga hoogu, et vaadata mingit filmi või ütleme, ja ma ei olegi praktiliselt ühegi versiooniga nõus tegelikult ja see kõlab nagu väga veidralt, aga see oli tõesti, et see oli nagu ja mitte sellest, see on ju tobe mõelda, et see on nüüd ainult minu oma ja ainult mina mängin, eks ole. Aga nii öelda, kuidagi enda omaks või kuidagi selliseks. See on väga annalik suhtumine ju. Tõenäoliselt, ma ei tea, aga õnneks ma olen nagu sellest üle saanud ja olen ka neid filme vaadanud ja olen ka seda muusikat, mis
mis seal see meie lavastaja kasutas. Ma tükk aega seda muusikat ei suutnud kuulata ja nüüd ma kuulan seda hea meelega, et jah, selline kuidagi ja mind muidugi rabas see, ma ei teadnud seda tehes, et tegelikult sellel tegelasel oli prototüüp. Ja Tolstoi tundis teda, kes sattus, kelle saatusesse sattus sama, ühesõnaga see naine läkski rongi alla. Ja ta tundis seda naist, see naine elas Peterburis, ma ei mäleta praegusegi hetkeks selle naise nime, ta oli nii-öelda lihtsalt tema tutvusringkonnast, ta tundis ja teadis seda lugu, et see naine nii-öelda siis armus ja vist mitte seisuse kohaselt nii-öelda ja lõpuks läks rongi alla. Ja kui ma käisin viimati Peterburis aastaid tagasi, siis vot inimese kujutlusvõime on suur, siis ühesõnaga see vari jälitas mind, et jah, see on olnud selles mõttes oluline. Joonas Ellermaa küsib oma saates, et saate lõpuks kultuurisoovitus. See ei ole praegu saate meie kohtumise lõpetatus, ega ma ei küsi, aga lihtsalt see, et mis sa teatris vaatamas käid, mis sa loed, kui sa peaksid andma kultuurisoovitusi täna, mis on see, millal sa viimati teatris käisid, mis sa vaatasid? Viimati ma käisin, sügis on väga tihe. Issand jumal küll. Mul ei tule meelde, mis asi see viimati oli, mida ma nägin. Film, raamat. Ja film, raamat. Viimati ma vaatasin Graf Monte Cristo ära. Selle uue? Selle uue, jah, just. Aga ma ei paneks seda nagu soovitus. Aga ta oli, selles mõttes. Aga teatris issand jumal. Äkki mul tuleb pärast meelde, mida ma viimati vaatasin nii-öelda. Et ma nüüd sügisel tõesti ei ole, ma ei saa vastata praegu sulle. Ma lihtsalt tahtsin vahel öelda, aga kuidagi ei tihanud sellele samale jutule, mida sina rääkisid, see partnerus Andrus Vaarikuga. Mina käisin eile õhtul Pärnu teatris ja vaatasin uuslavastus, Tiit Palu lavastus Üle noadera. Ja ma tahtsin seda väga näha, sellepärast, et selline kummaline asi juhtus 2 aastat tagasi, ma nägin seda Broadway'l. Ja mulle õnnestus näha niisugust eelesietendust. Tegemist on Thornton Wilderi näidendiga. Thornton Wilder on teinud Eesti teatris on mitu korda tehtud sellist asja nagu Meie linnake. Pärnu teatris on üks lausa legendaarne Ingo Normeti lavastus Imearmas materjal. Aga nüüd see materjal, see on värske tõlge eesti keelde. Inglise keeles on tema pealkiri ka mingisugune asi, millega mul üldse ei ole. Ta on mingisugune väljend või mingisugune selline, ta ei ole, ma ei oska seda tõlkida. Et väga allegooriline tekst, äärmiselt raske tekst, esimene vaatus kestab 1,5 tundi. Ja ta sõnum on nagu selline, et kõigest hoolimata, mis on juhtunud, jääaeg, sõjad, mis iganes, moraalivaba elu, inimkond on suutnud alati otsast peale alustada. Ja küsimus on selles, kas me suudame, kas meil on jaksu minna edasi. Ja esimene vaatus oli äärmiselt raske, mis siin salata lahkusid paljud inimesed. Minu kõrval esimese vaatuse ajal üks proua tegi nii, armas aeg küll. Ja siis, aga miks ma sellest kõigest räägin? See oli minule äärmiselt huvitav vaatamine. Ja teine vaatus, inimesed, kes jäid teiseks vaatuseks, ma usun, et nad said aru, millest oli lugu. Ja see lõpuks oli väga pikk väärikas aplaus, näitlejad käisid mitu korda kummardamas. Aga Andrus Vaarik tegi ühe monoloogi. Ja sellist asja, ja ma istusin saalis ja ma olin nii õnnelik, mul tulid pisarad silma tänu tundest, et saad aru tegelikult, millest kogu aeg räägitakse see, et milline on Eesti näitlejate kvaliteet tegelikult, et milline tipptase. Ta rääkis ära ühe monoloogi ja ta tegi seda suures saalis, Pärnu suures saalis, saal oli publikut täis ja ta mängis seda väikese saali vahenditega, ta tegi seda nii lihtsalt ja see tekst oli nii vaimustav, et see teeb täiesti relvituks.
ma rääkisin täna lavastajaga Tiit Paluga ja Tiit ütles, et sa pead seda kindlasti Andrusele ütlema, sest Andrus mängib ju läbi, tema ju trikitab ju kogu aeg või noh, selles mõttes, et ta on ju niisugune niisugune komöödianäitleja, kes ka niisugused nukraid alatoone otsib läbi mingisuguste, ta on ju väga hea improviseerimisvõimega, tal on väga hea fantaasia, kõik nii edasi. Lihtsalt räägitud tekst, ma ei mäleta, et ma oleks Andrus Vaarikut niimoodi näinud. Et lihtsalt minu eileõhtune kogemus, see oli nii vaimustav ja oligi see, et kummardus Andrus Vaarikule. Selline staar, appikene. Aga kui rääkida teatrist ja ma ei tea, kas nad seda enam mängivad, aga jumala eest, kui nad mängivad, siis minge vaadake. Teatrumis Isa. Jah, oli jah. Lembit Peterson. Minu jaoks on nagu Lembit Peterson kaks asja, mis ma tema puhul, mis mind on niimoodi nagu rabanud, et see on absoluutne maailmaklass minu meelest. Üks oli Isad ja pojad, kunagi Adolf Shapiro lavastus Tallinna Linnateatris ja Lembit Peterson mängis seal suurt osa. Ja nüüd see Isa, et see on Lembit Petersoni mäng, see on absoluutne maailmaklass, see on tippklass täiesti. Et seda, kui seda veel on, siis jumala eest, see on selline, ma ei oskagi öelda, ma ei oskagi seda kuhugi nagu liigitada, et see minu jaoks läheb nende kõige-kõigemate hulka. Absoluutselt ja neid hetki vaata ei saagi sellest rääkida, sõnad teevad seda nagu väiksemaks ja pisendavad seda. Et see... Tänan, kas teil on äkki küsimusi? Küsige. Ma ei küsi, aga ma jälle kommenteerin oma, et kui teie läksite Linnateatrisse, siis mina olin nii noor, et ma ei käinud nii palju teatrit siit Saaremaalt veel vaatamas. Ma ei mäleta, kas te Musketäris esimeses mängisite. Sealt ma mäletan teid. Mul oli enne seda näha, me läksime siit Kultuurimaja naistega, ma sain lapsena kaasa minna. Ema koha sain, ema oli rase. Seda lavastust siis hästi pikk ju. Ja, 5 tundi. Mina mäletan, et Linnateatri ajal ma mõtlesin, et lihtsalt hästi selline kõrk ja selline tõsine naine. Sest te olite piltide paralt hästi tõsine. Ja siis, kui te tulite siia Saaremaale mängima, ma ei mäleta, mis see esimene oli, kus käis täiesti hoopis äkki sellise madu oma linna. Suvelavastus. Jah, suvelavastus. Ja sealt käis täielik klikk, et ma mõtlesin, et issand, kui äge. Ja mulle tohutult meeldisite selles lavastuses. Ja kõik tõesti muutus minu teadmine Triinu Meristest, mis ma olin nagu ettekujutuse endale loonud mingitest piltidest lihtsalt. Te üritagi kogu aeg nii heades lavastustes mänginud, kus peabki tõsine. Aga selle kohe niimoodi muutus ja mulle tohutult hakkas meeldima. Ei hakkas meeldima. Tänan. Aga tõesti, kas sa oled mänginud, Triinu, sellist rajukomöödiat? Olen ikka, aga Ugalas ma mängisin ju kõike, ka seinast seina, eks. Et ikka olen, aga eks mul on väike kompleks sellega, et ma ei ole eriti koomiline näitleja. Aga ja ma ületan siis mägesid enese jaoks. Et teine koht, kus ma ületan rohkem kui mägesid, on laulmine. Ja. Aga olen ja nii ja naa. Nii ja naa. Ja nii ja naa. Pigem olema olnud õnnelik hästi selle üle, et eks mul mingil hetkel oli hästi palju niisuguseid suuri dramaatilisi rolle. Ja siis, kui mulle vahel sattus mõni selline, mis siis ka, ütleme, millega ma siis ka nagu mäele sain või kas ma siis üllatasin kedagi või mida iganes. Et kui sai mingit sellist absoluutset karakterit teha. Et ja kõige rohkem tavaliselt olid need siis nagu sain ma võib-olla mäele või oli see, kus ma alguses vaatasin sellele rollile peale, mõtlesin, ma ei oska ma ei saa mitte midagi aru, ma ei oska mitte midagi siit teha. Nii et ükskord ma täiesti mõtlesin, et ma lavastaja oli Priit Pedajas ja ma pidin mängima mingisugust vallasanti sellist, kes tuleb ja kerjab ja siis teda pestaks, ühesõnaga sihuke täiesti.
ja seal oli hästi palju tegelasi ja me kõik mängisime mitut tegelast. Ja siis mina tõenäoliselt naistest tol hetkel, kui kõige vanem, pandi seda vanaite siis mängima. Ja see oleks võinud olla täiesti nii, et mõni mees oleks võinud seda mängida. Ja näidend järgi ma sain aru sellest, et Krimm ei aita mind siin mitte üks sent, sest Krimmi me teha ei jõua. Ei jõua. Kui ma jõuan kostüümi vahetada, see on hästi. Noh, see on nii palju, me vaatasime neid rolle, eks ole. Alguses ma olin mingisugune, mina ei tea, mingi proua ma seal olin ja siis kohe läksid sa sinna vallasandiks, nii et hea, kui kostüümi jõuab vahetada. Nii, ühesõnaga, et Ülle Konovalov mind ei aita Krimeeria Ugala teatris. Aga ja ma täiesti vahepeal mõtlesin, et ma lähen lavastaja juurde, ütlen, et ole hea, et pane keegi teine, mina ei oska. Ma lihtsalt ei oska. Et ma ei tea, mis ma pean tegema. Aga meil oli niivõrd huvitav oli see koostöö Priit Pedasega ja ta tegelikult väga kihvtilt oskas mind aidata lõpuks. Nii et pärast ma sain selle omade käest, ma sain palju nagu sellist tagasisidet, et sa olid hoopis teistsugune. Või et see on see salto, eks ole, mis meile siis öeldakse kogu aeg, teatrikoolis õpetatakse. Et mis on ju väga hea, kui sulle öeldakse, et sa olid teistsugune. Ja et nii. Et need rollid, mis on vahel on, et sa vaatad neid nagu ufosid, siis need on olnud tihtipeale kõige suuremad nagu üllatajad. Et kas ma üllatun iseendast? Ühesõnaga, need on olnud sellised hästi huvitavad kogemused. Et sellised, mis tunduvad alguses, et issand, kui ebamugav, ma ei taha seda teha või nagu ma ei oska või see ei ole üldse mina või et kuidas mina seda teen või et need on olnud siuksed. Ja selle peale öeldi teatrikoolis alati, et aga sa pead selle rolli endale meeldivaks tegema ja sa pead selle iseenda omaks tegema ja sa pead selle nagu enda omaks mõtlema ja kõik edasi. Ja just täpselt. Ja. Aga see tegelikult, vaata see sama, mis sa praegu ütled, see õpetus aitab ka vaata selle juures, kui sul käes on materjal, mis sulle näiteks üldse ei meeldi. Kas ta on nii sinu meelest halb või sind lihtsalt ei puuduta see või sind ei huvita see või see lausa, vahel on lausa aktiivselt, sa ei taha seda nagu, eks ole. Et siis leida see, mis sulle seal meeldib või mis sind käivitab. Et nii nagu ütles kui ükskord Kalju Komissarov proovides, et me tegime sellist näidendit, minule küll see näidend meeldis, aga ülejäänud trupp olid kõik olid nagu nii. Aga, ja siis ta andis meile ülesandeks mingi naiste tükk, orkester, Anui orkester. Ütles homseks naised on nii, ülesanne selline. Mõtlete kõik oma rolli puhul, mis teid teie rollis kõige rohkem puudutab. Ja siis me deformeerime selle. Et vot seesama, et mis mind et leida üles see, vahel sa näed kohe, mis sind kõige rohkem puudutab ja mitte ainult selles mõttes, et mis mind kõige rohkem, ma ei tea, nutma ajab või puudutab, mis mind käivitab, ütleme siis nii, et või naerma ajab või ükskord mul oli üks väga tore tegemine oli, tegime Koogoli ühed novellid, ma ei suuda praegu pealkirja öelda, Kaili Viidos lavastas Koogoli. Ühesõnaga, see tükk koosnes 3 vaatusest ja igas vaatuses oli erinev Koogoli nagu novell. Ja ühes mina pidin mängima täieliku vanaite ja selle instseneeringu oli kirjutanud siis Ott Kilusk ja Ott Kilusk oli kirjutanud selle vanaide kohta jube lahedad remargid. Mingid väga, ja need oli nii vähe, see naisel oli võib-olla 10 sõna üldse öelda. Ja see oli ülimalt kihvt tegemine, sest mind algusest peale see remark, ma ei mäleta, mis oli mingi vanaid, ühesõnaga ma isegi ei suuda seda, sest see tuleks siis täpselt edastada, see lause, see remark, et mind niivõrd nagu paelus see remark, mis seal oli selle vanaide kohta, ma mõtlesin, et ma ei tea, kuidas seda teha, aga ma nii väga tahan seda teha või, et mulle nii hullult see vanaid nagu meeldis, et absoluutselt ei tea, et ma tean, et siin peab olema mingi kiiks ja ma kogu aeg lootsin sellele, et see kiiks tuleb mu juurde, see kiiks tuligi. Ma leidsingi üles selle kiiksu lõpuks selles, et kuidas seda teha ja milles see siis väljenduks nagu või, et
noh. aga kas see kiiks oli nagu mingisugune füüsiline, kas sa lonkasid, Seda oli ka. Aha, okay. Ja, aga nii-öelda, et see remark sisaldas nagu seda, et selles naises on mingi totaalne ebaloogika. Noh, et nii ei ole elus tegelikult või nii ei tee ükski inimene või vaat ja see sobis sinna lõpuks. See klappis, et see kiiks, mille ma siis üles leidsin, see sai väga palju vastukaja. Ütleme nii. Et selline lugu. Minule on see vastupidi väga meeldinud, sellepärast, et mul oli kunagi Pärnu teatris selline lugu, et ma pidin ühes trassilavastuses mängima tegelast, kelle kohta oli kirjutatud iseloomustuseks ainult, et sündinud tsaari ajal. Selles samas lavastuses mängisid Jüri Vlassov, seal mängis isegi Tõnu Kark, mitte Tõnu Kark, vaid Felix Kark. Ma olin neist kõigist vanem ja mulle siin jõudselt meeldis ja siis ma hakkasin kokku panema oma nagu kostüümi ja lõpuks mul tuli meelde, et mu vanaemal oli see nipp, et kui talle midagi ei meeldinud, siis ta lõi käekotiga. Ma lõpuks peksin kõik mehed oma käekotiga läbi, et noh, mulle see hästi meeldib või see on ju nii äge ülesanne. Noh, muidugi, kuidas see lavalt välja näeb, et seal peab olema mingi nipp, et tõesti, et kuidas see välja paistab, et sa pead ju füüsiliselt ka vana välja nägema. Ja noh, see ongi keeruline, eriti kui noh, tänapäeval väga palju ikkagi öeldakse, et ärme paneme parukat, ärme teeme, noh, kõik on hästi seda meelt on väga paljud kunstnikud, et ehk siis, et sind ei aita ükski noh, aga vahel aitab ka see nii veider, et inimene on ikka nii psühhofüüsiline, et kunagi tegime ühte tükki Making of Kapsapea oli selle nimi, tegevus toimus nii-öelda mingis Eesti niisuguses väikses kohakeses kultuurimajas, kus inimesed teevad teatrit ja siis mida nad parasti teevad, on kapsapea. Aga põhirõhk oli nende omavahelistel igasugustel suhetel ja sellel väikelinna elukesel ja probleemidel siis. Ja siis ja küll ma siis pusserdasin nii ja pusserdasin naa seda rolli, aga ühel hetkel, kui mulle pandi, siis mulle anti mingisugused sellised nagu pärlid, tuli kunstnik, mingid sellised, noh nagu vahepeal olid need mingid niimoodi. Ja noh, tuli juba Grimm ja mingisugused, aga noh, kas see soeng on sul nii või naa või kas sul on näkku nii joonistatud või naa, ega see tegelikult noh, ei pruugi ju noh, aga vaat need pärlid, vaat siis ma sain äkki aru, kui ma neid katsusin. Et mis ma pean tegema või mis asi see on, et ma kuidagi siis nagu sain nagu tunnetuslikult selle kätte. Mis asi, kes see on nii-öelda minu jaoks. Et nii nagu ma täna hommikul kuulasin Toivo Maimets, et ta nii ilusasti ütles kunagi sellesse, mis Plektrumi saates, et eesti keele kohta, et noh, teadlane, kes siis nagu, ma arvan, te olete näinud seda saadet, see on vana saade küll. No ühesõnaga jah, et see tunnetuslik, et paljud teadlased, eks ole, annavad oma artikleid või noh, oma artikleid inglise keeles annad, aga tema on ikkagi väga palju üritanud ka eesti keeles või eesti keelde siis neid ingliskeelseid enda omasid ümber tõlkida. Ja siis ta noh, ütles, et nii-öelda see, et miks ta seda teeb, ta ütles, et ta tsiteeris siis Marju Lepajõed, kes ütles, on väga ilusti öelnud, et jah, et üks asi on see, kuidas see keel, milles me suhtleme, meie suhtlemise keel ja teine on see keel, mida me tunnetame ja me tunnetame oma emakeelt. See tunnet, noh, see on see tunnetuslik keel, teine on see tunnetuslik keel, ehk siis oma emakeeles see mõttepaindlikkus on kõige suurem. Ja vaat need pärlid siin kaelas, vaat see on ka mingi tunnetus. Läksin nüüd kõrvale kuhugi, aga mulle nii meeldis selle Maimetsa see, mis ta nagu, kui lihtsalt ja täpselt ta nagu väljendas seda. Kena, äkki teil on tekkinud mõned küsimused? Ja. Adu Marinal, Rööpsaak. Ja nüüd sa oled tegelikult jälle meil. Ja. Kuidas see nii juhtus? Et miks ma jälle teil olen? Kas sa tahad, et ma räägin peapõhjus ära või?
ei, tegelikult ka, et Triinu on uus osatäitja lavastuses Unistus. Ehk et osatäitja Magda Saaliste, keda mängis Merilin Kirbits, on lapseootel. Ja see on nagu väga selline kummaline asjade seis, et elu ja saatus on niimoodi tahtnud, et Merilin Kirbits on Triinu minija. Nii et roll anti nagu perekonnas üle, et siis mini andis nagu ämmale rolli üle. Ja, just täpselt. Ja ma arvan, et ka see on kummaline, et Merilin Kirbits praegu veel mängib ühes Nuutrum teatritükis, kuna seal see tema roll võimaldab mängida täiesti nii-öelda siis rasedana seda rolli. Ta ongi nagu lapseootel naine, eks ole. Ja, just, ta ei ole, aga tal on 5 last ja sa võid sinna külge kleepida, et ta ootab veel 6. Nii, ja nüüd meil on nüüd homme ja ülehomme on jälle etendused ja Merilini tegelikult tähtaeg on ju 4. november, nii et ma arvan, ja ma ka suvel mängisin Meriliniga koos Ohtu mõisas, et ehk siis oma lapselapsega ma olen koos laval olnud küll. Ehk siis Triinu, sa oled saamas vanaemaks. Ja, nii on. Kas sa ootad seda? Ma tegelikult seda, ma isegi tõenäoliselt ei tea veel päris täpselt, kui väga ma seda nagu ootan, aga ma panen seda tähele, et nüüd, kus käes on see, et iga päev võib see juhtuda, eks ole, et see aeg nii-öelda need 38-42 nädalat, eks, et ma mõtlen selle peale absoluutselt iga päev ja iga telefonikõne ma ehmatan, et täna ka enne, kui abikaasa helistas ja ütles, et näe, Tobias helistas, ma ütlesin, issand, ega nad sünnitumajas ei ole. Et ma ei kujuta ette, kui see kõne ühel hetkel tuleb, siis et me nüüd läheme või noh, ma ei tea. Et no loomulikult ma väga ootan seda ja tegelikult noh, väga paljud ju, eks ole, naised või vanaemad siis ütlevad, et üks asi on seda oodata ja siis teine on see hetk, kui sa teda siis näed. Et usu, see on noh, sa ei kujuta ettegi nagu, et noh, mis, eks. Et ma arvan, et noh, ma arvan ka, et noh, ütleme, naised ütlevad, eks ole seda, et nad ei ole nagu, sa ei ole tegelikult nagu noh, heas mõttes nagu valmis selleks, et noh, mis emotsioon sind siis nagu tabab. Jah, tabab. Et ma täiesti usun neid jah, et see, no eks ma näen. Kas sul on äkki midagi, mis sa nagu mõtlesid täna õhtul, et sa tahaksid ära rääkida või tahaksid ära öelda, mis on jäänud ütlemata? No eks ma mõtlesin ju sellele, et mida sa küsida võid ja siis nii-öelda noh, sõnastasin oma peas mingeid vastuseid, kui vaja näiteks nii või naapidi vastata. Et eks see on ikka, et kui inimene otsib liiga palju sõnu, siis see läheb igavaks. Ja et ehk siis enne formuleerida ära võib-olla mingid asjad, et juhul, kui sa küsid seda, teist või kolmandat, eks ole. Et selles mõttes ma nagu, jah, kui sa küsiksid praegu midagi, siis ma ütleks. Kui sa küsiks neid küsimusi. Et aga ma niimoodi, et midagi öelda, ma ütlen, mind täna väga paelus see Toivo Maimetsa see vestlus või see intervjuu temaga, see tunnetuslik, et ma olen vahel vaadanud seda, et kui inimene laulab, laulja, kes laulab ja nii kui ta laulab oma emakeeles, nii tuleb sinna mingi hoopis teine maailm juurde veel. Et ma olen väga seda meelt, et peaks laulma oma emakeeles. Aga kas sul vahel ei ole tunne, kui sa kuulad või vaatad mõnda noort lauljannat, et
ei ole harjunud eesti keeles laulma, et ta on harjunud laulma inglise keeles või? Seda ma ei ole mõelnud. Ei ole mõelnud? Ei. Ma kunagi vaatasin ühte, see oli mingi aeg tagasi, see oli, kas ta oli Aserbaidžaani või Armeenia päritolu üks laulja, kes muidu laulis vene keeles loomulikult, eks ole, ja oli hästi tuntud just nagu vene lavadel, nii-öelda siis ta vist elas Moskvas. Ja siis ma sattusin, ta oli tegelikult väga kihvt laulja iseenesest või on, ja siis ta laulis oma emakeeles. Ja võt siis see mõte mul tekkis, et või nagu teda vaadates, et see oli nagu teine inimene äkki ja see oli kordades huvitavam kui see, kui ta laulis mitte oma emakeeles, eks ole. Et vot see ongi seesama ja täna hommikul see Maimets minu jaoks sõnastas ära selles, et tunnetuslik pool asjas. Et see on maru hea tunne, kui sageli meil on, mõtted on nii eks ole, ja sa tahad seda nagu ära sõnastada, aga sa ei oska seda ära sõnastada, eks. Et ja kui see ühel hetkel, kas sa sõnastad selle ära või keegi sõnastab selle ära. Et tegelikult vahel osad asjad on väga võib-olla lihtsasti sõnastatavad. Et vot, kui sa ütled, et kas sa tahad midagi öelda, siis tunnetuslik, keeletunnetuslik pool. See on väga veider, mis ma räägin. Ei, miks? See on tihtipeale ju see, et eriti tarku mehi kuulates, et armas aeg, kuidas ta oskab nii lihtsalt ära sõnastada selle, mis ma olen juba pikka aega mõelnud. Ma tean, et see nii on, aga ma ei ole osanud seda enda jaoks ära sõnastada, et see võibki tulla üllatavalt lihtsalt. Ja just nimelt. Kas kellelgi, äkki ikkagi keegi tahab midagi? Mis teile meeldib väljaspool teatrit? Mis teile meeldib teha? Mis mulle meeldib teha? Ja, kas reisida või õiendus? Mulle väga meeldib mängida tennist. Mul ei tule küll väga hästi välja, aga ma olen kirglik. Ja mulle väga meeldib vaadata tennist. Ma olen tõeline tennise fanaatik. Ja minu meelest see ilu, mis läbi selle mängu tuleb ja see dialoog, mis seal võib vahel tekkida, see on vaatamist väärt nii-öelda, et ma olen väga suur tennise austaja. Siis mulle meeldib tegelikult keeli õppida ja mul on millegipärast komme neid õppida ise, aga ma ei ole mingi polüglott, et antud hetkel ma tegelen itaalia keelega. Et keeleõppe iseenesest ja ütleme millegi tõlkimine on väga selline nagu stressi maandav või selline huvitav tegevus. Sul oli periood, kus sa väga kirglikult õppisid vene keelt? Ja, oli, ja absoluutselt. Ma sattusin 2 väga huvitava raamatu otsa vene kultuuri ajaloost ja sealt siis see vaimustus. Või sai see ikkagi alguse Anna Kareninast? Tead, ei saanud tegelikult. See tuli hiljem? Jah, see tuli hiljem, just. Et jah, mind väga see, ja siis ma sain aru, et sa ei pääse ühelegi kultuuriruumile ligi, kui sa ei oska ta keelt. Eks, et mu see keel oli nii-öelda keskkooli aegne. Ega me siis ju keskkooli ajal, eks ole, kas me siis tahtsime seda keelt õppida? Ei tahtnud ju, eks. Ja mina täpselt samamoodi. Ja siis ma hakkasin lihtsalt seda sõnavara meelde tuletama ja nii-öelda. Ja loomulikult olen ma saanud väga suuri elamusi Vene teatrist vaadates. Nüüd kahjuks seda enam ei ole võimalik vaadata. Praegu jah. Jah, aga et kui see kuldne mask jah, Eestis käis, siis seal on olnud paar või ma olen näinud seal mõningaid väga häid asju ja nende näitlejad ja. Kes sinu lemmiklavastajad olid? Ütleme nähtud lavastuste põhjal, kes sind on mõjutanud? Vene või? Jah. Todin, Lev Todin. Minu hästi suur... Fomenko. Jah, muidugi. Ja minu hästi suur lemmik on Tuuminas, Riimas Tuuminas. Just täpselt. Vaat Tuuminas oli mu viimane selline, nad käisid veel, ühesõnaga nad käisid Tallinnas mängimas seda... Jevgeni Oneginit. Just. Nägid seda, jah? Jah, mina nägin seda Moskvas. See andis mulle teatriusu tagasi. Jah,
mulle ka. Mina vaatasin veel Moskvas niimoodi seda lavastust, et ma olin hommikul läinud Saaremaalt ja siis otselend Moskvasse ja me saime teada, et see etendus kestis vist, ma ei tea, kas see oli 5 tundi, 4 tundi, 5 tundi. Ma mõtlesin, et mida ma seal saalis teen ja puu püsti täis saal ja see oli midagi sellist kogeda. Et see aeg läks nagu järjest, sa ergastud ja muidugi see kultuur, et mina nägin seda lavastust oli juba pool aastat mängitud, aga lavastaja tuli kummardama, sest see oli esietenduse periood. Nii on, eks, ja me läksime õhtul läbi pimeda Moskva, me sellise vaimustusega, lihtsalt sõnu ei ole, et ja kui meeletult suur trupp ja tal olid tantsijad, seal ka baleriinid olid ju kaasatud ja seal oli muidugi ka see, mis on alati Vene teatris hämmastav, mida meie teatris ei ole. Selles Vahtangovi teatris oli üks 90-aastane proua palgal veel ja ta tegi ühte sutsu. Ta põhimõtteliselt toodi teises vaatuses lavale, sõna otseses mõttes ta kanti lavale. Konovalova. Kui sa nii ütled. Ja siis oli aplaus, see proua kanti lavale, ma ei mäleta, kas ta rääkis midagi, aga ta kanti lavalt ära ja siis oli jälle aplaus. Et see teatrikultuur on imetlusväärne muidugi see, mida nad teevad. Ja mis on ka olnud, see ei olnud küll Vene lavastaja, on see Läti lavastaja, mis ta nime? Hermanis, just. Ja Hermanis ta lavastas, tema esimene Moskva lavastus oli Šukšini jutustused. Oled sa näinud seda? Ma ei tea, kas muidugi nüüd neid enam siia, kahjuks ei, aga see oli, ma ei ole elus teatris nii palju naernud ja nii palju nutnud. Ja mul sõna otseses mõttes oli särk seljas märgna. Ja ma oleks võinud vaadata seda lõputult, see oli pikk tükk, tohutult naljakas ja lõpuks meeletult rabab, siuke kurb, tohutult selline. Ja loomulikult, ütleme, et võti oli ka selles, et olid peategelased olid 2 näitlejad, kes on sellised, ütleme, Vene teatri absoluutsed tipud kõige paremas mõttes. Üks on nüüd ära Lätti emigreerunud, see on siis Tšulpan Hamatova, naisterahvased. Ja teine on siis, ma ei saa öelda praegu, tule selle mehe nimi meelde, tead küll. Ma ei saa öelda, Rahvaste teatri juht on veel, küll. Et ja nende see, nad üldse ütlevad, nad on väga head partnerid oma vahel. Mironov, Jevgeni Mironov. Nad on niisugune ekstra klass ja samamoodi siis selle sama lavastaja Gorbatšov. Nägid seda, ei näinud? Lavastus Gorbatšovist. Ja nemad kahekesi siis, Tšulpan Hamatova ja Mironov mängisid, oligi kahekesi, Tallinnas oli see sama Kuldne mask ja nad tegid ka sõna otseses mõttes järgi. Kõik füüsiliselt ka, kõik oli see ja see liikus läbi aja, see, kuidas Gorbatšov tuli võimule või enne võimu veel, kui ta niimoodi, kui nad veel noored olid, kui nad abiellusid ja kõik toimus laval, see vahetus. Kuni siis ta läks nagu paksemaks ja kõik ja nad ise tegid seda krimmi ja kõik, aga see, kuidas, ja see oli mingi 3 tundi ja see, kuidas see Mironov seda Gorbatšovi järgi tegi, see oli lihtsalt geniaalne. Ja sama oli siis Raissa seal kõrval. Et see oli niisugune nagu, niisugune vaatamine, et aga kui sa küsiksid praegu kultuurisoovitust. Nii, näed, jõudsime selleni. Ei, mul tegelikult minu üks viimaste kuude suurim elamus on, ma käisin Itaalias reisil ja koos oma noorema poja ja siis sõbrannaga, kes on, oskab itaalia keelt, on Itaalias palju käinud, nii edasi. Nii. Ja me võtsime sihiks, et me läheme et me kasutame Airbnb teenust, eks ole, ja rendime auto ja mul noorem poeg ütles, et aga et lähme ikka kuskile, et nagu kuskile maale või ma ei taha linnas ainult, et reisid on alati suures linnas, eks ole, ja käid mööda muuseumeid ja kirikuid, eks. Ja ma tahan ikka maad ka näha. Ja mina ütlesin, et väga tore mõte. Nii, ja siis me
rentisime või noh, võtsime selle Airbnb korteri Mägikülla. Me ise kartsime küll, et äkki me oleme vähe noh, nagu pingutame üle, eks ole. Ja see küla oli siis selline, et seal oli 18 elanikku, Stjapa küla. Me olime ainus Airbnb maja seal siis ka. Ja noh, suvel oli seal elanikke rohkem. Ma ei näinud seal ühtegi turisti. Me olime ise ainsad turistid ja loomulikult olime me selle küla jaoks omamoodi vaatamisväärsus ja huviobjekt, eks ole. Aga me saime väga autentse elamuse. Muidugi meil oli auto ja see iga kord sinna, noh, see küla oli sihuke, noh, ütleme üle 600 meetri merepinnast, täiesti mägedes, Toskaana maakonnas ja selline, need olid niisugused sõna otseses mõttes etruskide ajast pärit külad, nagu kindluslinnakesed, kõik üleni kivi, hästi kitsad tänavad. Te võib-olla olete oma elus sattunud sellistesse kohtadesse, aga minu jaoks oli see nagu, ma esimesed päevad mõtlesin, et see ei ole reaalsus, et ma olen sattunud nagu kuhugi teisele planeedile või. Kusjuures see küla oli väga nagu elujõuline, seal oli väga aktiivne kogukond, neil olid omad traditsioonid, meil oli isegi au osa saada osadest, meid lubati kirikusse, meid kutsuti pühapäevasele lõunasöögile, noh, kõik niimoodi. Ja muidugi tänu sellele, et minu reisikaaslane oskas hästi itaalia keelt, siis me saime, sest ega nemad inglise keelt ei räägi. Loomulikult enamus on seal vanad inimesed seal külas, 2 last oli seal külas ja see autentsuse aste ja see oli rabav, jah. Noh, ainus keeruline asi oli iga kord sinna sõita, sest see tee oli mõeldud 2 Fiati jaoks ja õnneks meil oli palju suurem see auto, aga see tee niimoodi keerutas ja hästi kitsas ja ega siis kohalike jaoks oli see kohalikud, noh, oli küll 30 märka, kohalikud sõitsid 60-ga, eks ole. Noh, mina siis vaikselt 30-ga, sest see oli päris õudne, tegelikult oli see sõitmine, 14 kilomeetrit oli nagu seda mägiteed. Ja siis, kui sa silmad avad seal majas, hommikul siis sa näed ainult, kõik on loomulikult ainult mäed, seal vastas on siis naaberküla, ka etruskide ajast, mingi Pontito. Ühesõnaga see oli, ja kui nagu tagantjärgi mõelda, et noh, me käisime paljudes linnades ja paljudes nagu kohtades ja jõudsime üsna palju seal näha, siis tegelikult see küla oli see kõige suurem nagu ikkagi elamus. Et me lausa ei uskunud, et me millegi sellise keskele satume. Et sa, eks sa ikka kardad, et lähe Mägikülla, olgu. Aga eks ole, et mis siis on tegelikkus, eks. Et see oli nagu, see oli tõeliselt ja ma taban ennast sageli, et ma lähen oma mõttes nagu sinna tagasi. Ja ta oli selles mõttes huvitav, et ma ühel hetkel panin tähele, et kui sa seal tänavatel liikus, ega sa ühtegi inimest ei näinud, mõnda küla naist nägid seal niimoodi, aga üldiselt nii. Ja et seal kõndides või seal ringi liikudes sa hakkasid sosistama. Sa hakkasidki sosistama, sest sulle tundus, et sa lõhud ära muidu midagi. Või sa häirid või. Kuigi me juba teadsime, meile need korteri või selle maja omanikud ütlesid, et kõik juba ootavad, nad tahavad teada, millised need eestlased on. Et nagu, ja oligi, ja igaüks, kes sulle vastu tuli, see inimene rääkis suga juttu ja kui me küsisime, et kes teil külavanem on, siis nad ei üldse aru, et mis see tähendab, see sõna. No me küsisime, linnapea või külavanem või kes see on. Ja siis ma ütlesin, olgu, järelikult ei ole, sest kõik oli hästi puhas, hästi korras. Kusjuures tühjaks jäänud maju oli väga vähe. No eks need on seal külades ka olemas, aga selles külas ei olnud. Et nagu mul see reisikaaslane ütles, et loomulikult on seal ka külad, mis on, mida lihtsalt jube vaadata, sest nad on inimtühjad, eks ole, samasugused sellised väiksed kindlused. Et see oli selline hästi huvitav. Ja kui sa mõtled, et ja loomulikult seal külas ei olnud ei poodi, mitte midagi, aga kirik. Igal juhul ükskõik mis, aga see kirik oli seal olemas. Et see oli hästi põnev, et see on
viimane tohutu kultuuriline elamus, mis varjutab kõik muu. Väga uhke. Kas on mõni küsimus? Küsimusi ei ole. Triinu, aitäh, et sa tulid. Mina tänan sind. Mul oli lihtsalt täna selline päev. Jaa, mul oli täna selline päev, et ma istusin ühe Exceli tabeli taga ja siis tuli Triinu minu tuppa. Ja see oli minu tänase päeva kõige ilusam hetk. Et me hakkasime rääkima ja me rääkisime igasugustest asjadest, et see oli väga hea. See oli väga teraapiline. Väga tore. Aitäh sulle, Triinu. Ma tänan. Aitäh teile, et te tulite. Järgmiste kohtumisteni.